Brandi külarahvas ja kohale tulnud külalised. See on täiesti vapustav, mida te olete siin teinud. Ja ma juba kõnelesin seal maja sees, et mina kujutan ette, kuidas Eesti võiks olla ja kuidas Eesti peaks olema, siis esimesi näiteid, mis tuleb, oleks Brandi küla. Ja mitte just sellepärast, et ta on nii ilus ja et on korda tehtud, vaid et te ise olete seda teinud. Me elame ajastul, kus ühel pool on inimesed, kes tahavad midagi ise teha ja teevad, ja siis on teised, kes vinguvad ja ütlevad, miks teised ei tee. See esimene tee on Eesti tee, see teine tee on tupiktee. Igas Eesti paigas on olemas inimesi, kes nagu Õnne Põllumets on valmis midagi tegema, oma kodu pantima, oma kodukandi jaoks. Igas Eesti paigas on inimesed, kes tahavad midagi teha, aga võib-olla ei ole leidnud seda inspiratsiooni. Aga teie olete inspiratsiooniks Eestile. Kui me oleme kuulnud juba 20 aastat, kas sellist Eestit me tahame, siis kui ma olen Brandis, siis ma ütlen jah, just sellist Eestit me tahtsime. Ja teie näitate teistele, kuidas seda asja teha. Ärme lange masendusse, ärme usu neid kurji sõnu, vinguvaid sõnu, mida me kogu aeg kuuleme või loeme, sest Brandi küla näitab, et see on kõik jama, et sa võid ise ohjad kätte võtta, ise saab teha midagi nii, nagu tahetakse, et oleks. Ja ma usun, et meie riik on väga tänulik Brandi külale, et te olete näidanud, kuidas asjad peaksid olema. Aitäh teile! Tervitab